tere! Tänases videos ma näitan teile, kuidas teha Seender Comfoair Q ventilatsiooniseadmele baasseadistust. Selleks on meil vaja avada ventilatsiooniseadme ees olev gaas, kus tagant avaneb ligipääs juhtpuldile. Baasseadistuse tegemiseks tuleb siseneda paigaldaja menüüsse. Selleks tuleb sisestada parool. Seda saab teha nii, et hoiate all Shift nuppu 3–5 sekundit. Parooli saab sisestada liikuda nooltega üles-alla ja kood on 4210. Koodi kinnitamiseks vajutage Confirm, seejärel vajutage menüü ja kõige all on Installer Settings ehk paigaldaja menüü. Ja kohe esimene variant Commissioning tähendab baasseadistuse tegemist. Vajutame Alusta. Esimese asjana soovib seade teada, mis käeli need on. Seda saate kinnitada selliselt, et vaatate, kummale poole on seadmel ühendatud toaotsad. Kui on vasakukäeline seade, siis on toaotsad vasakul ja paremakäelisel on toaotsad paremal. Hetkel on meil vasakukäeline seade. Järgmisena peate kinnitama, kas kondensaadiühendus on ühendatud või kas on üldse vajalik. Niiskustagastusega ehk ERV seadme puhul ei ole vaja, võib vajutada None. Tavalise plaatsoosvaheltiga ehk HRV seadmega tuleb siis valida, kummale poole on ühendatud seadmel kondensaadi äravool. Ja see peaks olema siis õueotste pool. Hetkel on meil niiskustagastusega seade, seega valime, et ei ole. Igaks juhuks seade küsib üle, olete kindel, et ei ole kondensaadi ühendust vaja. Kinnitame. Järgmisena saate valida, millistes ühikutes te soovite näha õhuvahetust. On valikus kuupmeetrit tunnis ja liitrit sekundis. Enamjaolt Eestis kasutame ühikut liitrit sekundis. Järgmisena soovib seade teada, et kui kõrgel ta merepinnast paikneb. Eestis on see alati 0–500 meetrit, aga selle järgi seade siis arvestab õhutihedust, et arvutada õigesti õhuvoolu hulka. Järgmiseks tuleks öelda seadmele, kas teil on majas tulekolle, kas siis kamin või saunakeris. See siis määrab, et kas on võimalik seadet seadistada alarõhku. Kaminaga võib olla oht, et alarõhus maja hakkab tõmbama korstnast sisse tahma või suitsu. Seega sellisel juhul ta keelab selle ära. Antud juhul meil kaminat ei ole, seega vajutame, et ei. Sellega on kõige tähtsamad andmed või esmased andmed seadmel ette antud. Nüüd läheme edasi õhuvoolu hulkade seadistamise juurde. Esmalt soovib seade siis testida, kas ta suudab saavutada oma maksimaalse õhuvoolu hulga. Selleks tuleks veenduda, et kõik sissepuhke ja väljatõmbe plafoonid on avatud, et süsteemis ei oleks ühtegi takistust. Kui me selle kinnitame, siis viib seade läbi maksimaalse õhuvoolu hulga testi. Q350 seadme puhul on maksimaalne, mis on võimalik saavutada 97 liitrit sekundis või 350 kuupmeetrit tunnis. Q450 puhul 125 liitrit sekundis või 450 kuupmeetrit tunnis ja Q600 puhul 167 liitrit sekundis või 600 kuupmeetrit tunnis. Erinevus sellest võib olla kuni 5%, see on normaalne, kui on sellest rohkem, siis tuleks vaadata, ega ei ole süsteemis üleliigset takistust. See kontroll võib võtta aega kuni paar minutit, tuleb natukene kannatada. Nüüd on seade meil lõpetanud maksimaalse õhuvoolu hulga testimise ja tulemus on 97 liitrit sekundis ehk siis maksimaalne, mida antud seade suudab saavutada. Seega sellega on kõik hästi, liigume edasi. Seade soovib, et hoiaksite kõik plafoonid avatuna, et saaks veel täppis seadistada õhuvoolu hulkasid. Nüüd valime kiirused, et mis õhuvoolu hulka, mis kiiruse juures me soovime. Tavaliselt teine kiirus on siis see kiirus, mis on teil projekti järgi ette nähtud, mis on selline igapäevane õhuvahetus. Paneme selle hetkel näiteks 65 liitrit sekundis. Seejärel soovib seade kolmandat kiirust. Selle paneme tavaliselt natuke suurema, mitte päris maksimumi, aga midagi sinna lähedale. Kui külalised tulevad, oleks lihtne võimalus õhuvahetust suurendada. Ja esimene kiirus tavaliselt siis natukene väiksem teisest kiirusest. Lisavalikuna on veel away funktsioon ehk siis eemaloleku kiirus, mida saate ajaprogrammiga määrata, et kui pikemale reisile minna kodust ära,
siis on majas tagatud ikkagi minimaalne õhuvahetus ehk et niiskust ei tekiks ja see võib olla siis veel väiksem natukene esimesest kiirusest. Nüüd saame valida, et mis kiiruse juures me teeme süsteemi mõõdistamise, tavaliselt on see teine kiirus. Praegu seade soovib, et keeraksite paika kõik plafoonid siis teise kiiruse õhupulga juures, aga seda ei pea tegema siin kohe, et võime siit menüüst edasi minna ja seade jääb teise kiiruse peale tööle ning on teil rahulikult aega hiljem plafoone seadistada. Ta küsib küll, et kas kõik plafoonid on paigas, ütleme, et praegu on, et alati on võimalik siia tagasi tulla, kui midagi on vaja muuta. Seade nüüd kontrollib, kas teise kiiruse juures on tal ilusti süsteem tasakaalus, ei ole mingit rõhukõikumisi, mingit liiga kõrget rõhku kuskil. Ja kui sellega on korras, siis ongi meil baasseadistus tehtud ja seade on valmis kasutamiseks.